Esiteks, ära piirdu üksnes sotsiaalmeedia ja nende sõnumitega, mis lähevad kokku sinu enda eelneva arvamusega. Teiseks, püüa hinnata, kas sinu loetud lugu vastab kvaliteetse ja ausa ajakirjanduse tunnustele. Kolmandaks, otsi erineva vaatenurgaga allikaid ja püüa hinnata nende kvaliteeti. Näiteks ühel pool on koledad teated sõjas hukkunutest, aga teisel pool Hamasi poolt vangistatute jube saatus. Neljandaks, tee endale selgeks põhilised faktid Lähis-Ida viimase 100 aasta ajaloo kohta. Otsi selleks pigem entsüklopeediline neutraalne allikas, veel parem, kui neid on mitu. Viiendaks, võrdle väiteid teadaoleva statistikaga. Püüa lisaks emotsioonidest ja kirjeldustest lähtuvatele sõnastada enda jaoks ka selliseid küsimusi tegelikkuse kohta, mis on vastatavad arvudele ja loogikale toetudes. Kuuendaks, kui on huvi ja jaksu, siis loe läbi vähemalt 2 erineva vaatenurgaga raamatut Iisraeli ajaloo ja lähimineviku kohta.